Ja tervist, Andres Kaarma on minu nimi, et olen küll parempoolsete esindaja, aga igapäevaselt töötan Saue vallas, kus minu hallata on nii haridus, sotsiaal, kultuuri, noorsootöö, kõik osakonnad. Et mõnes mõttes on hea, et on ühes kohas kõik koos, et ei ole sellist silotornide ehitamist. Aivarist ma olen oluliselt paremas seisus, et mina sain üleeile vist teada või üleeile. Aga okei, ma natuke naeratasin, ma proovin natuke tõsisemaks jääda. Üks viimase aja kaebused nüüd lastekaitsjate peale. Kes teeb põllu lastekaitsetööd, käed püsti? Kõik käed püsti, kelle peale ei ole ühtegi kaebust esitatud? Ikka on mõned või? Et üks viimase aja üks põnevamaid kaebusi oli see, et tuli sotsiaalosakonna juhatajale tuli kaebus, et üks lastekaitsetöötaja, kellel tuli kooli kaudu tuli mingi selline informatsioon, võttis perega ühendust, ta oli liiga positiivne ja rõõmus. Mida ta rõõmustab umbes nii, et võiks nagu... Aga ma tegelikult hakkaks sellest, et ma noppisin ka eelnevatest sõnavõttudest, et mulle siin väga imponeerisid mõned asjad, et nagu Anna Kareninas, Lev Tolstoi on öelnud, et kõik õnnelikud perekonnad on õnnelikud ühtemoodi ja õnnetud on nad nagu kõik erinevalt. Et kui keegi ka siit konverentsilt tuli üldistest ettekannetest otsima, et kuidas oma konkreetset muret või lahendust, väga detailset asja nagu lahendada, siis tõenäoliselt seda siit ei leia. Ja õnnelikel peredel on oma retsept ikkagi, seal on usaldus, seal on kokkuhoidmine, hoolivus, stabiilsus, kõik muud asjad, mis õnnetuks teevad, on väga erinevad asjad. Need on sõltuvused, vaesus, haigused, konfliktid, kõik muud asjad. Et lastekaitsetöö puhul, mida ma igapäevaselt näen, mõnes mõttes, mis teeb selle raskeks, aga mis teeb jälle teisest mõttest nagu väljakutsuvalt, et ei ole ühte probleemi. Kõik on tegelikult selline rätsepatöö, käsitöö. Meil ei ole suur omavalitsus, meil on 8 lastekaitset ja mulle meeldib, et nad saavad regulaarselt kokku, arutavad üksteise juhtumeid. Kas sul on sellist olnud, mida teha, kuidas nagu paremini teha? Ja lastekaitsetel muidugi see, et ma natukene võrdleks seda ka meditsiinisüsteemiga, et kui probleem hakkab, siis probleemile eelnevad ka mingid muud faasid, saab ennetada, saab tablettidega ravida ja kohtunik piltlikult öeldes on see viimane, kes skalpelli sisse paneb. Ja ütleme olulised otsused, kus laps tuleb perest eraldada või suhtluskorda piirata, et see peaks olema tegelikult kõige viimane. Ja ma ei kadesta. Selles mõttes ei kadesta teid, et kogu see valdkond on ju väga selles mõttes täis hinnanguid, täis subjektiivsust, erinevaid osapooli, erinevaid huvisid. Et see pilt, mis tuleb nagu kokku panna, ühel vanemal ühed huvid, teisel vanemal teised huvid, lapsel võib-olla üldse kolmandad huvid. Et see näitabki seda lastekaitse tugevust ja see eeldab sellist inimlikku kasvamist, mitte ainult kordades näpuga ringi sorimist. Poliitikute poole vaadates ma arvan, et teinekord võiks poliitikud jätta üldse sekkumata. Usaldada spetsialiste oma tööd teha, usaldada koolijuhte koole juhtima, usaldada õpetajaid õpetama ja usaldada lastekaitsjaid tegema lastekaitsetööd. Et see, kui ma lähen lastekaitsest mööda, helistan vallavanemale, et kuulge, et pange nüüd, tehke nüüd asi korda, et ega see selles mõttes nagu väga ei lenda. Ja mina selles mõttes soovin, ma saan aru, meil on paneel ka pärast veel väike, ei ole? Seda paneel on esinejatega. Jah, esinejatega. Ei ole, siis ei ole. Mis ma tahtsin nagu lõpetada, et lastekaitse ei tähenda kindlasti mingit sellist jõulisust, see tähendab nagu tasakaalu, tõendite hindamist. Kohtus mulle väga meeldib see põhimõte, et kohus hindab tõendeid kogumina. Et vaadates ühte pilti võib tunduda ühtemoodi, teist pilti teistmoodi, aga teile nagu panen selles mõttes südamele, et te olete nagu heas mõttes nagu doktorid ka sekkujad. Igal sekkumisel on oma mõju, on ta pikaajaline, on ta positiivne ja ma arvan, et kõik me ühel hetkel tunneme, et aasta hiljem mõtleme, et võib-olla mõnda asja oleks saanud nagu teistmoodi teha. Aga parempoolsena mõtlen, et mida vähem riik sekkub, mõnes mõttes seda parem, aga sekkuda tuleb kiiresti ja otsustavalt, et keegi ei jääks selles mõttes nagu abivajaduseta. Ja veel kord ilusat
aitäh muidugi korraldajatele ja ilusat seda konverentsi jätku siin!